Vaat niimoodi, tere sõbrad, et otsustasin teile teha ka väikse videokese, et Rally Estonia tulekul mina pean minema veel ühe tööreisi tegema, siis ma saan ka minna kohale. Piletid on ostetud, kõik on vägev ja ootan elevusega, et ma algatuseks räägingi Rally Estoniast. Ma ei teagi, kuidas ma räägin, ütleme niimoodi, kuidas ma ise tunnen, ma ütlen niimoodi, et kui nüüd kõik see, mis siin spekuleeritud on, mina olen vana spekulant, mulle mingit moodi meeldib spekuleerida, aga siin olid mingid videod, et just nagu Ott olla ka seal testinud seda WRC1 ja puha. Mina sinna alla kirjutada ei julge. Mina ei julge, minul on millegipärast tunne, et see on mingi libavärk, mis siis, et Postimees see asi jooksis ja kuidas iganes. Aga mina seda mina alla ei julge kirjutada. Kuigi jah, võt oli jutt, et tuleb Rally Estonial, tuleb üllatus ja siinkohal ma muidugi jäängi kõige rohkem ikkagi sinna paati, kes arvavad, et äkki Rally Estonial sõidab 0 autot Ott küll, et siis on nagu kõigi ootused täidetud, et Ott on stardis ja sõidabki selle uue, mida ta seal juhuslikult arendab, et selle autoga sõidabki siis nagu 0 autot, äkki. Aga igal 10 juhul siis ta oleks stardis. See, mis puudutab seda, et ta nagu Solbergiga koos olla startinud, kuhu mina alla kirjutada ei julge. Aga siis, kui ma selle julguse nüüd niimoodi võtaksin nagu kokku sedasi, et aga äkki ma natuke julgen, siis ma mõtlen niimoodi, et ega võib-olla seal oli siuke teema ka, et ega olge nüüd ausad, ega Ott saab Oliveriga ka väga hästi läbi ja ma väga vingelt kahtlustan, seal võis siuke teema olla, nagu ma olen kunagi videot näinud, kui Oliver testis kuidagi mingi asfaldiralli jaoks, see oli veel WRC2-ga ja siis Sebastian Loeb lendas helikopteriga kohale ja vaatas kõigepealt, kuidas Oliver sõidab, siis proovis seda autot ise ja siis andis omad soovitused. Ja siis Oliver sõitis ja siis ütles Oliver oma hinnangu, et kui ta on. Nii et võibolla siin on mingi selline kalamängus, osad siin räägivad, et aga äkki on hoopis see, et kui Oliver nüüd Rally Estonial failib, et siis ta pannakse varumeeste pingile Soome ralliks ja siis istub Oliveri asemel hoopis Ott. Sest nii palju kui mina tean, mina siin spekuleerisin ikka, et Ott tuleb ja on WRC1-ga Eesti stardis, siis minu teada olevalt pidavat asi nii olema, et muidu oleks see kõik võimalik, et panna nagu 6 autot välja, aga point on selles, et lihtsalt ei ole autosid. Need autod on siin üle ilma laiali juba selle logistika värgi pärast, et ainuke vaba auto, mis pidi olema, on Bertelli auto. Et ma ei teagi, kas Bertelli on siis ka auto ära ostnud nagu selle riidis, et tema auto just nagu on olemas. Ja siis peab olema Bertelli nõusoleku andma. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, kuidas need asjad käivad, aga ütleme, siginat-saginat on palju ja ma ütlen, mida rohkem siginat-saginat, seda vahvam on. Aga mis Rally Estoniat veel puudutab, siis ütleme niimoodi, et kui ongi stardi nimekiri selline, nagu ta on, siis ma ise pakun välja, et ütlen päris ausalt, ega ma siis vist väga WRC1-si vaatama ei lähegi, ometi nad sõidavad viimast aastat. Sellest ma saan siis paratamatult osa. Et muidugi tahaks näha, mismoodi Ogier sõidab niimoodi, et makaroni ninast väljas, kui talle vastu seal paneb Neuville täpselt samamoodi, siis nendel on stardipositsioon siuke hea. Et Elfil ilmselt teeb vihmatantsu kõvasti. Ma ütlen, see saab ka põnev olema, aga ma ütlen, kõige rajum tuleb seekord WRC2 sõit. See tuleb ikka raju, ma arvan. Ja vaat, kes siin nüüd sotsiaalmeediat jälgilt on, siis Egon Kaur oli Rally Estonial ja siis sellest on tehtud väga tore video. Ja mis mulle kõige rohkem meeldis seal videos sees, see video oli iseenesest jube ägedalt kokku pandud. Aga mis mulle kõige rohkem meeldis see, kuidas Egon just nagu kaartilugejale õpetab, et seletab, et kuidas peab rehvi vahetus käima.
ja seletab asja ja siis kaardilugeja täiesti süüdimatult ütleb oot, et siis pean ju mina rohkem tööd tegema. Ma ei tea, ma hirmusin nii, et tilgad püksis, mul tegi see nii nalja. Aga ma ütlen, vaadake, see on siin amatöörilehe peal ka kuskil olemas, seda on jagatud, et väga vinge värk. Ja ma ise Egoniga kirjadel ka suhtlesin. Ei tahtnud talle pinget peale panna, tead. Ütlesin, et ärgu ta nende noortega pusima hakaku seal, et võtku niimoodi, et nagu võrdne oleks enam-vähem vanusega, et siis las ta siin Urmo Aavaga, et pusi temaga, aga Egon ütles, et ei, ega tema ei kanna, et tema ei kavatse küll noortele midagi niisama kinkida, et tema kavatseb pusida ikkagi niimoodi, et iseenesest lähenemine õige, tulebki niimoodi panna. Ja ma ütlen, see tuleb nii raju, tuleb see andmine, sest siis, kui meil oli see ERC ralli, tookord, kui Linnamäe ja Virves panid seal, terve ralli panid, niimoodi panid, et saab pühade püss, ma käisin ise ka vaatamas. Aga nüüd neid tonte on 8 tükki seal, see kujutate pilti, mis seal andmeid tuleb. Ja pluss veel kõik need Soome poisid, kes peal on ja märki, see läheb nii rajuks andmiseks, et kohe on. No, katsuge ära arvata, mis taustaks jookseb. Ma arvan, et jookseb taustaks see. Äkki keegi ütleb, mis asi see on. Ma katsun seal panna. Ma seal ühte katset üritasin sõita kuidagi moodi. Aga no vahet ei ole. Lihtsalt, et taust oleks asjakohane. Nii et võt, ma ei taha rohkem pikalt sellest nagu Rally Estoniast praegu üldse rääkida. Et loomulikult teeme jälle selle ennustuse, mis eelmine kord olid, need pakid on, üks on ära saadetud, teine on Tartusse ära viidud, seal oli teema sees, inimene ei saanud kuidagi kokku saada ja siis ma jätsin selle paki ühte kohta ja andsin telefoninumbri, et helistagu ja aadressi, et kuhu ta peab minema, et siis saab kätte äkki. Et nüüd on see nagu tema kätes, ta peab ise järgi minema, aga et auhinnad on ikka toredad asjad. Ja siin on nüüd üks teine hea case ka, ma juba tegin sellise avalduse ära, aga selle kohta tuleb ka kindlasti väike auhinnakene, jutt on nimelt Paide rallist. Et Paide rallil see aasta, ma olen ammu unistanud, et sealt teha kuidagi otse ülekannet, aga kui internetilevi on kehva, et siis lihtsalt telefoniga YouTube niimoodi teha, see kvaliteet ei ole mitte midagi erilist, et ei saa, aga sel aastal Paide rallilt ma katsun siis teha koos R33 stuudioga live ülekande, niimoodi, et ma ei tea, ma arvan rallipargist, laupäevasel päeval ma arvan, mingisuguse tunnikese võib-olla, ja siis mingilt kiiruskatselt, kas jälle stardis, kus saab juhtidega rääkida ja kaardilugejatega rääkida, seda me vaatame. Igatahes R33 stuudiol on niisugune vastav tehnika olemas, et meil on Elon Muski internet, mis on sõltumatu sellest, kui palju rahvast ümberringi koos on, et meil net on, see tähendab seda, et pildi kvaliteet on megavinge, see aparatuur, mis edastab pilti kuni puldini, reioni, et paberite järgi on 2 kilomeetrit. Reijo kirjutas mulle, tegi katset endal kodus, kus on majad ja värgid, et tal endal nagu õuestuudio juurde pani asja üles ja siis hakkas kõndima. Ja ka seal oli majade vahel, siis ta sai selleks kauguseks 700 meetrit. Nii et ütleme, kui on kuskil me nagu kiiruskatsel teeksime, ütleme, kas pealtvaatamisalal või ütleme kuskil seal stardikohas, seal nagu kui maju ees värk ei ole, siis terve stardirivi saab käia niimoodi, et on ideaalne pilt, et sellega saab läbi käia. Plaan on nimelt sedasi, et Reijo istub bussis, kus kogu seadmed on bussi pandud, valmis kõik arvutid ja asjad, tema on ühesega puldi ja nuppude taga. Tõenäoliselt R33 stuudios tihti osaleb Sander, tema on siis kaameramees ja mina saan mikrofoniga käia, Ja seal tulebki niimoodi, et auhind saab siis siinkohal muidugi auhinna suhtes on niimoodi, et kui keegi tahab toetada, see ma mõtlen mõni firma äkki, et mingi ägeda auhinna panna või lisaks panna auhinna, et
auhinna saab see, kes Ralli stuudios, kui mina seal mikrofoniga ringi käin, mitte Ralli stuudios, rallipargis, tuleb minu juurde ja ütleb kuupäeva, millal ma esmakordselt avaldasin selle uudise, et ma tulen sinna tegema live-ülekannet, et ma olen korraldajatega ka rääkinud, neil oli hea meel, et ma sedasi teen. Seal nipet-näpet küsisin nende käest veel, et oleks nagu tore, kui mul oleks olemas. Nii et selles osas lubati aidata ja see on nüüd, ütleme, minule väljakutse, see on Reiole väljakutse, R33 stuudio nimelt. Nii et võt siukene põnev asi tuleb. Nüüd ma olen selle amatöörilehe peal ka otseselt niimoodi välja ütlenud, kuigi ma jagasin seda saadet, mis ei ole otseselt rallisaade, aga seal saates ma ütlesin selle otse esimest korda välja. Nii et tähtis on, leidke üles see kuupäev, mis kuupäeval ma avaldasin selle esmakordselt ametlikult. Võt niimoodi. Ja endal plaan Rally Estoniale minna on niimoodi, et ma olen neljapäeval lähen, siis ma vaatan, siis veel katsed kinni ei ole ka, siis ma saan mõne see katse, kuhu ma minna tahan, saan läbi ka sõita, et näha, millised need reaalselt need pealtvaatamisalad välja näevad. Ja siis ma lähen panen ennast õhtul lähen panen kohe paika, et siis ma saan nagu okeilt parkida. Ärge teie kõik tulge, muidu ei ole parkimiskohta mul. Ja saan parkida ja siis vaatan, kui nad sealt 2 korda läbi ära sõidavad ja siis ma matkan laupäevaks kuskile teise koha peale. Nii et ma ei viitsi seal tõmblema hakata ühest kohast teise, et näis kuidas asi õnnestub, aga Rally Estonia see raamatu Statoilist ma ostsin endale ka ja sealt üritasin siis selgeks teha, kus kohas mida on ja mismoodi. Aga nagu öeldakse, oma silm on kuningas. Nii et seda kõike on mulle rõõm teile teatada ja midagi muud ma öelda ei oskagi, nii et eks ma siis esmaspäeval või teisipäeval, kui Poolas olen, siis ma panen need küsitlused asjad ka üles jälle. Et seekord ma ei teagi, ma pean sügavalt kukalt kratsima ja mõtlema, sest seekord oleks ikka peab jälle WRC2 autode kohta ka mingi küsimuse tegema seal Eesti poiste kohta. Et ilmselt ma panen sedasi küsimuse, kes, et millisele kohale tuleb, seda me ei tea, aga et kes saab Rally Estonial Eesti sõitjatest, mitte ainult noorsõitjad, kõikidest sõitjatest kõige parema koha. Et vaatame, seda oleks nagu huvitav vaadata nagu ütleme selles mõttes, et kas see statistika pärast niimoodi, et kui palju keegi hääli sai, et siis vaadata, et ahah, see sai nii palju, tuligi näiteks selle esimeseks, see sai nii palju, tuligi näiteks kolmandaks, see, kes nii palju sai, see tuli näiteks viiendaks, et see ütleme, see skaala oleks edasi, et olekski see reaalne järjestus, kuidas hääled saadi, et ongi niimoodi. Et seda ma teen kas esmaspäeval või teisipäeval. Ma vaatan, kuidas siis ma olen Poolas sel hetkel. Ja nii nagu ikka, siin praegu oli video, lühikene ja muidugi üks tähtis uudis veel, et selle suhtes me veel läbirääkimised käivad, kuidas me seda tegema hakkame. Aga point on see, kuna sel nädalal me saime kõik väga leinas olemas, me saime väga rabava uudise, et siuke tore saade nagu Park Ferme, et seda enam päris niimoodi kuulata ei saa, et võtsid klõks ja kuulad ja nüüd sa pead selleks Postimehe tellima ja värki, kes muidugi tahab, eks ta tellib, mina ei telli ja ma olen selles suhtes ütlemata kurb. Aga ütleme, nagu öeldakse, loodust tühja kohta ei salli ja siis mul siin on mitmed ütlenud, et umbes Kalle, sinu võimalus nüüd ja olgem ausad, siis nii nagu ma päris algul tegin, siis ma uurisin rohkem ja värki, et eks ma siis mõtlesin, et tegelikult peakski tegema, aga ega seda enne nüüd ei juhtu, kui alles peale Rally Estoniat, aga siis ma katsun hakata ka tegema niimoodi, et ütleme põhimõtteliselt igal nädalasi saateid, mis asendaksid Park Fermed, kus on niimoodi, et ma olen tõsiselt vaeva näinud, ka ise tuhlanud uudistes, uudised läbi lugenud, teen märkmed endale ja kusjuures selle juures on veel siuke teema, et oleks parem, see ei ole otsesaade ei saa olema,
et on samamoodi lindistatud saade, aga et oleks parem kvaliteet, siis võib-olla see saab teha R33 stuudios, igatahes R33 stuudios Treio põhimõtteliselt ütles, et on käpp, et tulla kaassaatejuhiks, sellepärast et üksinda on selles mõttes väga keeruline, raske teha, et tekitada diskussiooni või mingit arvamust. Ja kui meil see asi hästi õnnestub, seda me saame näha vaatajate pealt, et kui see asi hästi õnnestub, siis ma arvan, ei juhtu mitte midagi ka, küll me siis saame sinna kutsuda neid rallisõitjaid ka täpselt samamoodi saatesse ja või neid inimesi, kes on ralliga seotud ja mingid tähtsad uudised. Ma arvan, et see võimalus on ka olemas, sest vaevalt, et keegi keeldub sellest, kui niimoodi on tähtis värk, et tuleb mingist tähtsast asjast rääkida. Aga esmalt ma ei oska lubada, millal me selle debüüdi teeme, aga see ei ole kindlasti mitte nüüd nii lähiajal, aga ma arvan, et võib-olla siin peale Rally Estoniat või ütleme võib-olla augustikuust alates või niimoodi, sest ma ütlen, mul peale Rally Estoniat, siis mul on just nagu puhkusnädal aega, siis ma olen naisega spaasse ja värki ja tuleb natuke puhata ka ja kas me siis kõike ei jõua niimoodi teha ja siis uuesti tööle ja eks me peame Reioga selle asja veel täielikult läbi rääkima. Aga see teile teadmiseks niimoodi, et vähemalt ma üritan. Näis, sest ma ütlen, minu jaoks oli see, ütleme, täielik leinapäev, kui ma võtan hommikul lahti Parkverme saate ja minut 25, ilus tore, hakkab saade pihta, tuleb juba reklaam ja värk ja pärast proovin, vaatan, ei saagi. Sest ütleme niimoodi, et ma saan aru, et jaa, tuleb, ütleme, saate tegijatele maksta ja kõik siuke asi, aga ütleme niimoodi, et okei, see on podcast, aga tegelikult nagu raadiosaade, kui raadiosaade tuleb, siis raadiosaadel on reklaamikõllid vahel, et mida reklaamitakse ja värki, siis miks ei võiks siin olla. Tähtis on ju see, et see saade jõuaks rohkemate inimesteni, kui see, et saate pealt teenida megalt pappi või ütleme, et just nagu Postimehe tellijate arved. Ma tõsiselt ei usu, et rallifännid on sellised, kes tahavad seda saadet kuulata, nüüd ekstra selle pärast lähevad tellivad endale Postimehe. Ausõna ei usu. Nii et mina isiklikult, mina oleks nõus näiteks Kauri Panalsi iga kuu maksma 5 euri, kui kõik saate vaatajad, nemad oleksid, ma arvan ka, mitte vaatajad, kuulajad, nemad oleks ka nõus maksma, oleks ilus tore. Aga siin saate tegijatel on vähe sõna sekka öelda, nende öelda ei ole see midagi, aga ma tõsiselt loodan, et eks seal Postimees või Kuku Raadio, kes nüüd ma sain aru, et nad on koos ja eks nad seal see juhtkond arutab natuke seda asja, et see ikka päris niimoodi ei ole. Et ei saa olla nii totter, ütleme, et näiteks nagu meil riigisiseseltki tuleb mingi tähtis seaduse muudatus, mingi tähtis asi, mis on kõigi inimeste jaoks tähtis. Ja siis seda sulle edastatakse niimoodi, et sa pead just nagu tasulised kanalid seda ostma. Kuigi see on tegelikult riigisiseselt väga tähtis asi, tuleb teha raha eest niimoodi, et on asju, mida päris nii teha ei saa. Tehke sinna reklaamikõllid vahele, saatel on palju kuulajaid, kindlasti on soovi, kes tahavad sinna reklaami panna ka palju ja mina kuulan hea meelega hea korraliku reklaami sinna vahele, kui selle, et ma pean tellima endale mingisuguse värgi. Mõni võib öelda küll, jah, ei, see tellimus ei maksa mitte midagi, see on nii vähe. Aga kui ma loen kõik need tellimus kokku, 1 asi, 2 asi, 3 asi, 4 asi, 5, 6, 7, 8, 10, lõpus neid asju koguneb nii palju, et palgast ei jätkud kõiki neid asju kinni maksta niimoodi, et siin tekibki valiku koht ja peadki tegema oma valikud. Ja et mina olen oma valiku teinud ja mitte midagi teha ei ole. Nii et ma väga loodan, et Power Stage'i saades edasi kuidagi ära ei kao, et siis muidu on päris pekkis. Aga amatöör üritab selle koha täita ja ma loodan, et tuleb keegi teine kuskilt veel ja üritavad ka seda kohta täita ja ma arvan, et mida rohkem neid saateid on, seda toredam on, sest mina kuulen seda sorti saateid olenemata kanalist igalt poolt ja väga hea meelega. Aga sellega ma lõpetan ja tšau, pleu.